Täna väike lühivideo Garmini kõige hilisemast Forerunner 110 spordikellast. Tegu siis Forerunner seeriast, ütleme nii, et kõige lihtsama seadmega massidele, sportmassidesse nii-öelda. Ja näitan teile, mis karbis on ja lühidalt ka, mida seade teha võimaldab. Avame karbi. Karbis sees siis pulsivöö rinnale kinnitamiseks, nii nagu Garmini vöö ikka, siis toalaadija, terve rida võõrkeelseid juhendeid ja kell ise. Rääkides veel siin toalaadijas, siis see on sellise huvitava konstruktsiooniga. Seesama laadija toimib ka siis arvutiga ühendamiseks läbi USB. Ja kui laadimiseks läheb või arvutiga ühendamiseks, siis kellal on siin tagaküljel sellised klemmid olemas. Ja toalaadija siis või siis arvutiühendus kinnitub siia hammastega külge ja saab ära ühendada kas laadimiseks või arvutiga ühendamiseks. Kell ise näeb välja selline 4 nupuga, keskmisest pikema rihmaga, et oleks ka hea vähe suurema randmega inimestel kella käe peale panna. Kellal ise siis 4 nuppu, start-stop nupp, taustavalgustuse nupp ja lehekülgede ja menüüsse mineku nupp. Ning neljandaks veel nullimisnupp ja ringide nupp. Esimesel käivitusel tuleb kohe valida erinevad seadistused. Keelevalik. Nagu näete, siis erinevad suuremad keeled. Eesti keelt kahjuks ei ole. Nii et valime siit inglise keele. Tuleb mõõtühikud valida. Siit võtame kilomeetrid. Ajaformaat. Paneme 24 tundi. Vanuse. No, paneme näiteks 26. Kaalu võiks panna kuskil 75. Ja nüüd on näha, et kell tahab otsida satelliite. Kellaaeg kuupäev olemas. Vaatame veel mõned olulised funktsioonid üle. Taustavalgustus. Nii, siit saame punasest nupust vahetada lehekülgi, taimeri lehekülg, starti panna, stoppi panna treeningu lõppedes, nullida, pulsi lehekülg, nii, mis veel huvitavat on, saame veel panna nii-öelda ringiaegu kinni. Siis menüüsse minemiseks tuleb vasakult alumist nuppu umbes 3 sekundit all hoida. Siit saame vaadata treeningute ajalugu, erinevaid alarme, automaatset ringilugemist, kasutajainfot, erinevaid seadistuse teha, vaadata ühilduvaid ja ühendatud nii-öelda lisaseadmeid. GPS kaotas satelliidisignaali.
ja siit ka siis nii-öelda seadme versiooni infot. nii, vaatame siit näiteks alarmide alt mõned asjad üle. nii, saame panna alarmi peale. nii, panen siit 13, 2, oleme. seadistuste alt saame kellaaega määrata, praegu on automaatne. ajaformaat, nii-öelda klahvitoonid, kas peal või mitte, keel, ühikud. nii, formaat, paneme näiteks kiiruse sinna. kell siis valida saate keskmist info välja, et mis ta seal näitaks. näiteks paneme taimeri tööle. siis ülemine on siin nagu ka näidatud, punasega on distants ja all on kiirus. ja noh, saate näiteks siin näitama panna, et pulss, distants ja kiirus, kellaaeg. või siis nii nagu oli, taimer, distants ja kiirus. et mitte midagi keerulist, kõik väga lihtne, loogiline, ootuspärane.